Loaomanik peab kaevanduse mõjupiirkonnas asuvate elamute nõuetekohase majandusvee ja joogiveega varustamiseks rajama uued kaevud, kui need kinnistutel asuvate kaevude senine kasutus osutub kaevandamise ajal ajutiselt või püsivaks võimatuks vee kvaliteedi või koguse vähenemise tõttu. Ja kolmandaks, loaomanik peab sõlmima lepingu kohaliku omavalitsusega killustiku eraldamiseks vallateede remondi eesmärgil. Need tingimused on siis ka praegustel kaevandajatel, et on lisatud siis ka uuringu loa juurde juba, et oleks teada, et juhul kui kaevandamisluba hakatakse taotlema, siis on teada. Aitäh, Erika. Nüüd kaasettekandjaks, et ma pidasin vajalikuks seda teemat arutada kahes komisjonis ja tegime ühe ühise komisjonide koosoleku. Aitäh sellest komisjoni esimeestele, et sai vallaametnikud ka ühekordse ettekandmisega hakkama. Et palus kaasettekandjaks siis sõna komisjoni Üllar Tammer. Jah, meil oli see komisjonis arutusel teema, nagu juba Salga juttu oli. Tegemist on siis riigimaaga, mis omandireformi käigus jäi nagu riigile. See maa Eesti Vabariigi ajal ainult ühel aastal on olnud põllumajanduslikus kasutuses, ülejäänud aeg sellel on ainult maksumaksjate kulul euroheina tegu. Samas on ta Malinova Tolokivimaardla kohe kõrval praeguste tegutsevate karjääridega. Kindlasti kohalike elanike jaoks, kui seal algab tegevus, on võit selles, et 3 arendajad, kõrvuti kaevandajad, hinnakonkurents, teiseks on meie piirkonnale väärtuslik ehitusmaterjal lähedal ilma transpordikuludeta ja kuna tegemist on riigimaadega ja sisuliselt heast tahtest meile on ainult küsitud nagu arvamust, aga meie otseselt seda protsessi mõjutada hetkel ei saa, siis ma ei näe mingit põhjust, et miks me peaksime kõrvale jääma. Enne mulle algusest peale nagu läbirääkimiste laua taga, siis saame võib-olla omalt poolt asjadest kaasa rääkida või midagi suunata. Nii et seega toetame selle eelnõu otsusena vastuvõtmist. Aitäh, Raivo, teie komisjon. Jah, aitäh. Majandus- ja turvalisuskomisjon jätame nagu üheaegselt meil see toimus, et punktid kattusid. Ja kindlasti toimus seal arutelu ja saigi juba näha, et eelnõusse sai juba sisse kirjutatud juba teatud tingimused, nagu Erika ka mainis, et kuna see probleem, ütleme veeprobleem on seal juba nendest eelnevatest karjääridest üles tekkinud ja ka ülejäänud jutuga ma nagu ühtin Üllari omaga ja komisjoni seisukoht oli, et enne vastu võtta otsusena. Aitäh, Raivo. On kellelgi ettekandjatele küsimusi? Palun, Arno. Kõigepealt mul üks protseduuriline küsimus poolstud juhatajale. Kas ma tohin kõikidele ettekandjatele 2 küsimust esitada? Kõikidele ettekandjatele? Ja ütleme peaettekandjale, kaasettekandjale. Ma arvan, et ma annan sulle võimalus. Kõigepealt siis küsimus. Küsimus selles, et kaugel oli jõudnud nende eelmiste probleemidega, et veeprobleemidega. Me oleme seotud sellega. Kaugel me oleme sellega? Töös. No kui kaugel? Tähendab, kas on tehtud või ei ole tehtud? Aitäh. Teine küsimus oleks, kas see oleks võimalik ikka Keskkonnaameti täiendavat aega, sest praegu ju, ma ei tea, mille põhjusel siis väga viimasel minutil muidu volikogu ette, et äkki taotles Keskkonnaameti täiendavat aega. Keskkonnaamet ei saa anda siin täiendavat aega, kui maapõueseadus sätestab 2 kuud arvamuse andmiseks ja haldusmenetluse seadus lubab tähtaega pikendada ainult juhul, kui arvamuse küsija ise on loonud selle tähtaja. Aga me ei saa seda pikendada praegu. Aitäh. Nii. Järgmine küsimus on see ettekandjale Üllar Tammele. Ta rääkis on ilusat juttu, et kaasata. Aga miks siis ei kaasatud valla elanikke, neid, kes on sellega seotud, et nii nagu väga vallakodanikele tuleb kasu ja kõigest räägib, aga ikkagi vallakodanike jälle ei kaasatud. Miks siis ei kaasatud vallakodanike
algsest protsessist peale. Kogu aeg räägime, me kaasame vallakodanikke, täna ikka mindi esimeses etapis vallakodanikest väga tugevalt mööda. Kuigi ise sa rõhusid, sina teed seda. Mis su küsimus, Arno? Ongi see, et miks ta ei kaasanud siis vallakodanikke? Aitäh. Vastaks küsimusega kõigepealt, millistest vallakodanikest on jutt? Täpsusta palun. Meremaa piirkonna, nagu ise Meremaa piirkonna volikogus ei tea, kellest aastate jooksul, mis on küsimused, mida ei tea. Sa küsisid ära, palun vasta. Ma rääkisin, vastus on see, et Meremaa piirkonna elanikud, kes on väga tihedalt seotud karjääri probleemidega. Hetkel minule jääb täiesti arusaamatuks, millistest tihedalt seotud probleemidest käib jutt ja kuna praegu jutt on uuringuloast, mitte kaevandusloast, siis ei ole mõtet ette rutata sündmustest. Aitäh, Arno, sul oli veel, kas seda Raivur küsida? Ei ka. Selge, aitäh. On kellegi veel küsimusi ettekandjatele? Tundub, et ei ole. Siis palun hääletusele päevakorrapunkti number 6, geoloogilise uuringu taotluse kohta arvamuse andmine. Palun, sõnavõtu soovi. Ja, palun, sõnavõtu soovi. Tahaks juhtida veel kord tähelepanu Meremaa piirkonna antud inimeste probleemile, kus on juba aastaid olnud probleem, et ei ole küll kaasatud, täna nagu oleks olnud võimalus, aga järelikult ei tehtud. Me peaks ka vaatama seda, et võetakse kasutusele 20 hektari kasulikku põllumaad. Selle põllumaal, ma ei tea, mitu tonni vilja aastas on võimalik kasvatada. Tänases olukorras, kus me räägime kogu aeg, et meil on toidukriisid ja meil on toidunõudlus ja siis veel edasi minna, meil nagu räägitakse vallasõnal kogu aeg turismipiirkonnast. Järjekordselt me teeme endale kõik vastupidi. Aitäh. Aitäh, Arno. On veel sõnavõtu soove? Palun, Piret. Ma saan aru, et me oleme kõik siia rahva esindajatena valitud. Aga kahjuks mina ei julge nüüd kätt tõsta Meremäe piirkonna inimeste väidetava probleemi pärast. Et tõesti, seekord jätan seisukoha võtmata. Palun sõnavõtuks. Vaata, Arno, 2 komisjoni käisid koos. Ja ainult loa anname ühesõnaga uurimiseks, et nad uudistavad, mis seal on. Ja pärast tuleb siis ühesõnaga kõik vallarahvas, sa võid aeda absoluutselt kõik kokku vedada ja siis läheb aruteluks. Seda on vaja teha ja ühesõnaga, kui sa tahad rääkida põllumaast, ega seda karjääri ei ole sinna tehtud, ütleme nii, võib-olla seal ei olegi midagi hääd, võib-olla on kulda näiteks, jumal tiitke, siis hakkab kaevandama. Ja siis ütleme see saagikus, võib-olla jääbki põlluks ja tulebki saaki ja nii lähebki edasi. Nii et mina näen, et ühesõnaga sa praegult küsid valesid küsimusi. Aitäh, Rein. On kellegi veel sõnavõtu soove? Ei ole. Siis panen nüüd hääletusele päevakorrapunkti number 6, geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käetõstmisega märk panda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poolt. Kes on selle vastu? Ainult tõstas korrekt 3 on vastu. Kes on erapooletu? 1 on erapooletu. Seega on otsuse eelnõu vastu võetud otsusena. Päevakorra punkt number 7, hoonestusõiguse lepingu muutmine. Palun taas ettekandeks sõna Eerik Emas. Hoonestusõiguse leping on sõlmitud Paldiski sadamatega. Tookord Värska vallavalitsusel 50 aastaks, 2008 aastal. Hoonestusõiguse tasu oli kinnitatud 500 000 krooni ja tollest 2008. aastast esimese 3 aasta jooksul oli siis hoonestaja kohustus välja ehitada kommunikatsioonid ning parkla ja
need rajatised, mis selle piiriala toimimiseks vajalikud olid ja esimese 3 aasta jooksul hoonestusõiguse tasu ei nõutud. Alates 4. aastast on siis Paldiski sadamat tasunud hoonestusõiguse tasu ja kui rahareform käis, siis arvestati see 500 000 krooni eurodeks ja tasusid nad siis eurodes seda kursiga ümber arvutatuna. Hoonestusõiguse ja ostueesõiguse reaalkoormate seadmise asjaõigusleping on notari poolt Kaire Saarla-Nõunikult sõlmitud. Seal siis 2016 oli veel lepingu muutmine, kus eraldati väikene kohviku maaüksus pindalaga 464 ruutmeetrit, aga muud osas hoonestusõiguse leping ei muutunud, nii tasu jäi samaks. Ja sinna kohviku maaüksusele hoonestusõiguse tasu üle ei kantud. Aga siis 2020, 2 aastat tagasi sügisel saatis Keskkonnaamet meile kirja oma plaanist siis kaitse alla võtta osa sellest hoonestusõiguse alusest maast, mis oli siis detailplaneeringu järgi tehase, remondi, pumpla, ülevaatuse, alajaama, tänava, välja ja kontori maaüksustel. Ja seal siis on levima hakanud teise kaitsekategooria liigid, õsu liivsibul ja äkki veel midagi oli. Õsu liivsibul oli siis põhiline liik, mida siis kaitsma asutakse. Siis me teatasime sellest Keskkonnaametile, et meil on sinna kehtiv detailplaneering ja hoonestusõiguse leping, et seal võib tekkida probleem sellest. Ja teatasime selle eest siis hoonestajale ka, et selline plaan on Keskkonnaametil. Keskkonnaamet siis teatas omakorda meile, et kuna detailplaneeringu kehtestamisest on palju aega möödas ja hoonestaja ei saa nagu eeldada, et see loodus ei muutu sellel ajal ja tingimused ei muutunud. Ega see planeering ei olnud juba täies mahus ellu viidud ja need liigid saidki levida alal, kuhu asfalti ei olnud pandud, eks ole. Tekkiski olukord, kus oli soodne kasvukoht kaitstavatele liikidele ja tänaseks päevaks juba peale seda, kui meil volikogu komisjonide koosolekud on, tuli ka kiri juba, et see kaitseala on moodustatud. Nüüd on siis seal kaitseala. Paldiski sadamas siis omakorda pöördus vallavalitsuse poole sooviga üle vaadata hoonestusõigusega koormatud ala maaüksuste kaupa ja et äkki leiab võimaluse vähendada hoonestusõiguse tasu. No, 3,5. Seal lepingus oli punkt, mille järgi tegelikult vallavalitsusel on õigus iga aasta õigus siis nõuda hoonestusõiguse tasu muutmist vastavalt Statistikaameti poolt avaldatud ametliku tarbijahinna indeksi muutmisele. Seda kordagi tehtud ei ole, et see tasu on olnud igal aastal 31 995 eurot ja 74 senti. Kõikidest nendest asjaoludest siis lähtuvalt on ettepanek muuta Setomaa valla ja Paldiski sadamate vahelist hoonestusõiguse lepingut ja vähendada hoonestusõiguse tasu 3495 eurot ja 74 senti ja selleks tasuks siis määrata 28 500 eurot alates 2023 ning alates 2026 on hoonestusõiguse tasu siis endisel tasemel või siis vaadatakse jälle üle selline
aitäh, Erika. See teema oli ka kahes komisjonis arutusel ühel sama koosolekul. Palun kaasettekandeks sõna Üllar Tamm. Jah, me arutasime komisjonis seda olukorda, kuulasime ära ettevõtja põhjendused, me kõik näeme, mis meil toimub Euroopas, meist mitte väga kaugel sõda, naaber ähvardab kõiki tuumasõjaga, piir on kinni. Tänu sellele on praktiliselt lõppenud selle partneritega liiklus, majandustegevus seal ja tulles vastu ka ettevõtjate soovile rasked ajad üle elada, komisjon otsustas toetada selle eelnõu vastuvõtmist otsusena. Aitäh. Teine kaasettekandja Raivo Kunst. Jah, aitäh. Jah, komisjonis sai asi läbi vaadatud, kuulatud ära ettevõtjate esindaja ja lõpuks saime ka, nagu ütleme, kompromissi ja komisjoni seisukoht on, et antud eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh, Raivo. On kellegi küsimusi ettekandjatele? Mul oleks täpselt küsimus. Komisjoni esimees, kus ta võtab niisuguse arvamise, et Koidula piiripunktis on majandustegevus lõppenud? Mul on küll enne. Tegelevad ainult teised, mitte ainult sadama omad. Majandustegevus toimub täies mahus. Aitäh, Arno. Liiklus on oluliselt vähenenud, mitte lõppenud. Ma ei ole väitnud, et see lõppenud on. Aitäh. On kellelgi veel küsimusi? Palun, Aarne. Kui nüüd seda arendust seal vaadata, siis ta tegelikult päris sellises visuaalselt piletses selgus, et see hea kord on seal käest ära, et ma ei tea, noor mets kasvab seal aia vahelt välja ja nii edasi. Ma ei tea, et need kaitstavad liigid nüüd on ka seal aia kõrval ja aia all, mida me saaks või vald saaks teha seal selle jaoks, et seda natukene väljanägemist, terminali väljanägemist. See oli ettekandjatel küsimus või sõnavõtu samm ära? Kuidas sa määratletud võtta sõna? Kes peab siis kaasettekandja või ettekandja sellele vastama? No pigem ettekandja. Mille pidaja maha raibumata. Küsimus on selleks, et terminali ümbrus näeb hale välja, et noor mets võtta võrkaiest läbi igale poole, kas saame ka midagi ette võtta. Selles osas ikkagi pärav Eestisse settima. Oled sa kindel, et see noor mets kasvab seal? Olen. Tänagi sõitsin, siis alati jääb silma, kui sealt ma ikkagi Paldiski poole. No jah, ega noor mets seal asfaldi peale ei kasva, et siis kui seda kaitseala vaadata, siis see jääb sellest asfaltplatsist edasi poole, mis siia maantee poole. Ma ei tea, kus no ta ikkagi on selle aia ja maantee vahel. Tee ääres. Okei. Ma lihtsalt teadnud. Jah, võib-olla on see isegi maanteeameti maa, siis me nõusta nagu vaatama. Aitäh, mul nüüd vallavalitsus tegeleb selle teemaga ja vaatavad asja üle. Palun, Raivo. Jah, ma olen täpselt. Ei, mul on lisakommentaar sellele. Küsimusi ei ole? Küsimusi ei ole, jah. On veel kellegi küsimusi? Selgitav, mul oleks nagu selgitav. Palun, Raivo. Et Erikale tuli ka küsimus ootamatult, et pigem võtma ma oskan ise kõige rohkem vastata, et see kaitseala tuleb siis sinna aia taha põhimõtteliselt, et seal see taimestik on olnud juba ausalt ütelda, ma olen Koidulaga väga palju kursus, et omal ajal juba märgatud, aga ütleme, käiku on ta läinud siis ütleme see nüüd ja mis puudutab siis ütleme jah, kuna ma isiklikult tunnen selle Paldiski sadama esindajad ja see on teemaks olnud, omal ajal juba jäi see hea korrastus tegemata nendel, millega ma olen ka siin korduvalt nagu ütleme veidikene ütleme vallavanemaga seda teemat arutanud, et nagu jätab soovida ja hiljaaegu nüüd ütleme, kui me kohtusime, siis mina rääkisin Paldiski sadama esindajaga ja lähiajal ma uuesti kohtun temaga ja juhin veel kord sellele asjale olnud tähelepanu. Selge, aitäh, Raivo. On veel kellegi sõnavõtu soove?
kui ei ole, siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 7, hoonetusõiguse lepingu muutmine. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Nii, kõik on poolt, seega on otsuse eelnõu otsusena vastu võetud ühehäälselt. Nii, oleme jõudnud päevakorrapunkti number 8 juurde, et 3 on kohtuseadus, et proovime siis 3. korda taas valida revisjonikomisjoni esimehe ja aja kokkuhoiu mõttes on päevakorrapunkti pandud kokku ka kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine. Et olen palunud valla valimiskomisjoni häältelugemiskomisjoniks, kas on kellegi selle vastu midagi, et nad selle töö ära teeksid. Tundub, et ei ole, siis palun Martin sõna hääletusprotseduuri kohta või ma võtan enne nimekirja. Võtame nimekirja, teeme nii. Nii, kas on ettepanekuid revisjonikomisjoni esimehe kandidaatide suhtes? Mina isiklikult teeksin esimese ettepaneku kohe, et revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks võiks olla Margus Palo. Kas on kellelgi veel ettepanekuid? Palun, Üllar. Teeks siis kandidaadiks ettepaneku Helmut Klaas. Aitäh. On veel ettepanekuid? Tundub, et ei ole. Siis ma arvan, et võime sulgeda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks nimekirja. Kas on ettepanekuid kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe kandidaatideks? Palun, Piret. Mina teeks kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe kandidaadiks, esitaksin Einar Raudkeppi. Aitäh. Enne vabandan, et kas te olite nõus kandideerima? No jah. Unustasin, vabandan, unustasin seda küsimata nõusolekut. Margus samamoodi. Aitäh. Nii, Einar, kas oled nõus? Aitäh. Kas on veel kandidaate teeks esitamise ettepanekuid? Esimehe kandidaatideks. Spordi. Siis Embit Vassiku. Nii, aitäh. Siis teen ettepaneku, et lisada lembiklassik nimekirja. Elle sai kirja, jah? Elle kuulsid? Sorry, jah, on, väga hea. Nii, on veel ettepanekuid? Tundub, et ei ole, siis teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Nii, Martin, annan sulle sõna hääletustoimingute läbiviimiseks. Jah, et volikogu liikmed saavad ühe sedeli, kus siis ühel pool on revisjonikomisjoni esimehe valimine ja sedeli paremas küljes on kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine. Need sedelid saavad allkirja vastu siit samast Helle juurest ja valite endale sobiva nurga nimega. Keegi ei näe teie vastuseid ja saate oma valiku teha. Valiku tegemiseks on nimede alla kuvatud üks lahter, kus te panete siis oma lemmikunumbri kas 1 või 2. Ja nimed on siis vastavalt esitamise järjekorrale üles seatud. Et ma arvan, et meie saame juba siin minuti pärast hakata sedeli jaotama ja võib-olla maksimaalselt 10 minutit ja hääletusprotseduuri lõpuni viib. Selge. Kui on küsimusi, siis vastan. Kas on kellegi protseduuri kohta küsimusi? No näen, erisus.
nii, aitäh, seega kuulutan välja hääletusprotseduuri läbiviimiseks vaheaja 10 minutit. Koguneme taas 16:30. Aga võite tulla ka sellele ja ei ole võima. Ikka riik, number. Mis tule tagasi, sa panid ilma pitsatite selle asja. Tule tagasi. Tule võtta välja oma. Sina siis ei ole probleemi. Võta, kui ta võtab naabime. Tuleks kerge, ei ole. See kiire väga asja. Sedasi läks Lätist välja. Tuli ole hea graafik.
tõsi, ka ei mahtu. Käivad kammondas. Kus ma jään pidanud, osakesse maha juba kindlasti. Rääkida süü. Ei, maitset. Päris halb. Mõistlik. Vaata, mees, sealt, mis tuleb, need koolid samad sinna.